Aga lähme edasi. Järgmine kategooria on aasta striimer. Ja nominendid on... Aasta striimer. Nominendid on... Tervist! Estmagics. See on Estmagics ja täna oleme tagasi loomulikult Robloxis ja täna mängi just mängi. Chris Kärner. Näiti ju. Noh, tervist härrased, mõnusad karvasid ja suleid. Märt Koik. Suguvõdas esinen väga vähe saksa teisel pool. Mina tulen sellest, ma olen selles harus, kus on korralik Eesti inbreeding. Ja auhinna annab üle meie oma Lauri Pedaja. Jah, ma nüüd ei teagi, kas ma räägin siia mikrofoni või siia. Aasta striimer. Oskate arvata, kes võiks olla? Teil on õigus. 100% palun lavale auhinda vastu võtma. Ja sealt ta tulebki. Palju õnne, mees. Märt Koik, ka see aasta ei kannata. Aitäh teile kõigile. Aitäh sulle. Teie ees oli 100%. Lauri, annan sõnajärje taas üles sinule. Keda sa nüüd Green Roomist kinni püüdsid? Vaadake ringi, mitte kedagi. Ma pidin tegema Istoga intervjuu, aga teda ei ole siin praegu kohal minu kõrval. Ma olen täiesti hämmelduses. Kas Green Roomis on kedagi, kes tahab tulla muga intervjuud teha? Carlos, tule sina. Võtame sinu ette. Vaata ette, see ju Carlos Koik. Carlos, mis toimub? Kunagi olid kõva YouTuber ja litisid niimoodi, et kõik vaatasid sind ja jumala kadunud. Isto on parem hilja kui mitte kunagi. Ja, aitäh sulle Isto, et sa tulla said. Järelikult oli mingisugune segadus väike. Kuidas teekond saalis siia oli? Kiire. Panid korraliku litsakaga, jah? Väga mõnus. Kuidas sulle tänane gala meeldinud on siiamaani? Väga äge on. Pange hullu ja... Miks ma loen su näost välja kõvasti irooniat ja sarkasmi? Mõte on hea. Teostus natukene veel logiseb. No aga meil on aeg areneda veel. Järgmise aastane näiteks. Aga mis on sinu järgmise aasta, ütleme siis, nii-öelda sotsiaalmeedia aasta plaanid? Täpselt siin, kus ma olen täna, olen ma ka aasta pärast. Teed samat asja samas kohas samade inimestega? Ma usun küll, jah. Kas sa oled endale seadnud ka mingisuguse goali, mida sa saad siis YouTuberina, sotsiaalmeedikuna saavutada? Ei ole, ütlen ausalt. Vaatame, kuhu tulevik viib. Aga kütad edasi, lubad, et teed edasi, et Eesti rahvas ei pea pettuma, saavad vaadata sinu teravaid kommentaare edasigi? Ja veel rohkematki. Super, mina jään väga ootama. Mina sinu striime jälgin ja mulle väga meeldib. Nii, aitäh Istole, mees, kes oli ühe nominatsiooniga ja pani ühe auhinnakotti ka. Ja Brigitte, Lauri, küsi sinule. palun Istolt, kas ma võin tulla tema järgmisesse videosse, palun? Isto, kas Brigitte võib tulla sinu järgmisse videosse? Videosse ei või, aga striimi võib. Sobib mulle. Aga Brigitte, selle... Nii, oota, üks hetk. Ma tahan su telefoninumbrit ka. Saad. Ma võin sulle anda. Ma võin sulle kohe anda. Ütle see kõva häälega, Lauri, kindlasti nüüd. Absoluutselt. Mis siin ikka? Number on avalik ju. 3 5 ja 5 2. Nii, lähme aga edasi. Ja, võid Brigitte üle võtta. Absoluutselt. Ja nüüd. Aasta sisulooja. Nominendid on... Aasta sisulooja.
nominendid on Sario TV, aga suvel raudselt läheb keretöödesse ja värki vaata, muidu on auto jumala korralik. Või tead, ma lihtsalt rääkida, mul on Toomi Valav. Victoria Villig, Istusin jalad endale nagu käe külge, et see ära ei kukuks, kuna ma ei saa kaelas hoida, sest ma lihtsalt julatan muidu piisavalt kaugele panna. Teine storytime. Hensu Kusta, Teema on üles ehitatud sellele, et me õpime ainult hinnete jaoks ja mitte teadmiste jaoks, sellepärast et lõpus sõltub kõik ainult. Auhinda tuleb üle andma eelmise aasta samuti üks väga-väga kõva tšikk, kes võttis pooled auhinnad. Maria Rannaväli, palume lavale! No tervist! Tere õhtust kõigile! Mul on väga kahju, et ma ei saa seda auhinda täna päris isiklikult üle anda ja ma arvan, et nendesse videotesse läheb väga palju tööd ja vaeva ja ütleme nii, et ma väga hindan nii kirglikku sisuloomist. Daamid ja härrad, aasta sisulooja on Sario TV! Aga kuna hetkel Sario ise teenib aega sõjaväes, siis tuleb võtta auhinna vastu tema hea sõber Kris Kärner. Palun, Kris, tule võta sõbra eest auhind vastu. Noh, ja kindlasti tervitused ja õnnitused Sariole meie poolt ka kindlasti edasi. Tiim Sario. Kaua Sario veel sõjaväes on? Küsin kiirelt. Kokku 11 kuud läks jaanuaris. Läks siis tööle, aga kas tead juba seda ka, et kui ta saab nädala lõpudeks välja, kas hakkab uut sisu ka peale tulema? Ainult Jumal teab. Ainult Jumal teab. Mina loodan, et tuleb uut sisu ka peale. Aitäh!